tulemast Eesti Noortekirjanduse kanalile, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari. Mina olen Eva Roos ja täna on külas Viiu-Marie Fürstenberg, kes on sellise noorteraamatu autor nagu Mitte kaotada. Tere, Viiu-Marie! Tere! Kuidas sa jõudsid selle noorteraamatuni, et sa oled varem kirjutanud lasteraamatuid? Jaa, minu esimesed raamatud olid jah, just lasteraamatud, just selliste väikeste laste siis ja paljuski inspireeritud natukene ka minu enda lapsepõlvest tegelikult, aga suuremas osas minu lastest, kes nende kirjutamise ajal siis olid väikesed. Aga siis ühel hetkel jah, tuli see mõte, et prooviks ka natuke suurematele kirjutada, et mitte just täiskasvanutele, aga sinna sellele vahepealsele vanusele. Ja, ja siis kuidagi ma arvan, et ma vist ei ole ka väga selline kirjutaja tüüp, kes midagi päris välja mõtleks või sellist fantaasiakirjandust kirjutaks, et ma ka ise ei ole fantaasiakirjanduse lugeja. Ja siis et mulle meeldib endale rohkem selliseid päriselu raamatuid või selliseid realistlikke raamatuid lugeda. Ja siis oligi, et kui hakkasin ise seda suuremate raamatuplaani pidama, et see sai päris palju ka minust endast tegelikult või minu teismelise eas siis kirjutatud. Sinu publik siis kasvab koos sinu lastega põhimõtteliselt või? Ja ma olen ise ka mõelnud, et kes teab, et võib-olla ühel hetkel, kui lapsed on suured, et siis jõuab aeg kätte täiskasvanute raamatuid kirjutada. Et jah, praegu on jah kuidagi niimoodi vanusega läinud. Ma just mõtlen, et noh, minu enda kirjutised tunduvad ka sama rada pidi minevat, et mulle tundub, et noh, mina kasutan oma tekste proovilugejatena oma tekstidele oma lapsi, et kas sul on samamoodi? Ja ikka on samamoodi olnud jah. Kuigi just seda Mitte kaotada raamatut selle puhul ei olnud. Et seal tulid, kuna minu enda lapsed sellel hetkel olid veel väikesed ikkagi ja nende jaoks ei oleks see raamat veel ilmselt väga teemaks olnud. Ja selle puhul ma pigem kasutasin paari tuttava last ja siis ka mõnda täiskasvanud inimest, aga muidu küll jah. Selles Mitte kaotada raamatus muusikakool on keskne, et kuidas sul suhe muusikaga on ja muusikakooliga? Nojah, nagu öeldud, et kuna raamat on palju minu elust, et ja mina olin see tüdruk, kes seal muusikakoolis käis ja noh, see kogu see lugu saigi just sellesse raamatusse kirjutatud, sest see oli, ma arvan, et selline päris murranguline aeg minu enda jaoks, millest ma tunnen, et mind nagu noh, väga palju mu täiskasvanu eluks olen ma sealt saanud just mõjutusi. Ja et sellest siis see teemavalik ka, et see esimene selline, noh, jah, muusikakool on seal teemaks, aga algul siis käisin ma tegelikult muusikakeskkoolis ja kus ma siis välja kukkusin ühel hetkel. Ja see oli selline esimene väga suur ja valus löök selles vanuses lapse jaoks, et noh, kui terve varasem elu oli kõik olnud seal ühe kooli ja nende inimestega seotud, et noh, meil oli nagu selline tunne, et ma olen kõigest ühe korraga ilma jäänud. Ja see tundus mulle ka selline noh, aegumatu teema, et millest võiks kirjutada, sest noh, ma arvan, et ka tänapäeval ju igal ajal ikka tuleb ju noortel ette neid eluhetki, kus midagi tundub, et läheb lihtsalt kõik alla mäge ja kõik laguneb laiali. Ja see on selline positiivses võtmes raamat, et noh, minul vedas, et tegelikult elu läks väga hästi pärast seda väljakukkumist ja ei olnud midagi viga, aga et ehk seeläbi keegi, kes seda loeb, saab ka natukene lootust juurde, kui tal parajasti mingi kehvem hetk on. ma just näen, ma vaatan, et sul on viiulikott paistab selja taga, et siis ma saan aru, et Jah, nii halvasti ei läinud et jah. Viiulit ma nüüdseks küll mängin õige harva, aga ta on ikka jah, tähtsal kohal sellegipoolest, nii Mhm. et ja see muusikakooli aeg seal hiljem, et pärast seda muusikakeskkoolist välja kukkumist ma jah, läksin Nõmme muusikakooli ja sealt sai alles tõesti tore elu alguse, nii et ja et selles mõttes see väljakukkumine ei toonud kaasa seda, et kuidagi oleks saanud ka rikutud mu suhe muusikaga, et tegelikult oli see pigem positiivne samm ja see esimene kool lihtsalt ei olnudki õige minu jaoks, aga jah, leidsin õige koha.
ma just mõtlen, et tegelikult see teema, noh, ütleme, võib-olla muusika ei kõneta kõiki, aga samas teemana see võiks tegelikult vist kõnetada kõiki teismelisi, sest et noh, vaata praeguses etapis meil, kuidas koolireform on, et siis põhikoolid on tihti eraldi, gümnaasiumid on eraldi ja noh, tahes-tahtmata nagu päriselt seesama seltskond, kellega inimene on 9 aastat koos olnud, ei jätka seal 10. et tuleb alati mõni uus või on kõik uued, et selles mõttes see tõesti tundub olevat selline ajatu teema. kas jah. kas nendest teemadest, mis sinu raamatus on, kas sa oskad öelda, et kas on mingisugused sellised, mida sa näed, et ta järjest ja järjest korduvad, et on mingi selline muster või teemad, mis sulle nagu kuidagi eriti südamelähedased on? ei, seda otseselt mitte selles mõttes, et need kõik need raamatud, ka need lasteraamatud seal enne siis on olnud ikkagi võrdlemisi erinevad või noh, need väikeste laste raamatud küll hea, et selles mõttes küll, et need on ikkagi mingid ühe pere lood, et selle sealt võib-olla loeb välja. aga aga jah, et selles mõttes ma arvan, et ei ole nagu sellist ühte mingit kindlat mustrit, et pigem ongi midagi siit ja midagi sealt, et sellised, sellised päris eraldiseisvad sammud selles mõttes. et no ütleme, sul praegult need raamatud, mis on olnud, ma saan aru, et seal on nagu noh, johtuvad elust enesest suuresti, aga kas sul on mingeid teisi inspiratsiooniallikaid ka, et kust sinu lugude ideed tulevad? No nad ikkagi tulevadki elust enesest. Et ma arvan, et ma inimese tüübilt olen ka rohkem selline niisugune vaatleja tüüp just, et kellele meeldibki inimesi vaadata ja jälgida ja mõelda neid lugusid sealjuures. Et jah, et kõik, mis kirja on saanud, et nendes kõikides raamatutes on küll mingeid detaile, mis ei ole olnud päris nii tegelikult. Või siis kasvõi selles samas Mitte kaotada raamatus seal on kogu see lugu nagu 1 aasta peale kokku kirjutatud. Tegelikult päriselus on sellesse raamatu 1 aastasse tegelikult, ma arvan, et seal oli umbes 3 aastat see aeg, millest see räägib tegelikult. Et ta on nagu niimoodi kontsentreeritud tihedamaks, et raamatuna ilmselt huvitavam lugeda, et päriselu päris nii tempokas ei olnud. Aga üldiselt jah, et kõik on ikkagi sellised päris elulised ja kuidagi enda poolt läbi elatud asjad, mis sinna on kirja pandud. aga ütleme, noh, ma saan aru, et siis ka tegelased on sellised pigem nagu sellised päriselulised tegelased. kas sul seda ka on, et sa nagu noh, ütleme kasvõi näiteks kõrvaltegelasteks, et sa noh, mõtled sinna mingeid täiesti uusi tüüpe välja ja kui sa seda teed, siis kuidas sa seda teed? et kas sa noh, vaatad elust enesest, et võtad kellegi prototüübiks või sa ka korjad kilde siit ja kilde sealt? Jaa, nendes raamatutes on küll selliseid tegelasi, kes ei ole päris üks-ühele nüüd olnud üks või teine inimene päriselus ka. Aga nad ei ole selles mõttes jah olnud ikkagi päris välja mõeldud, et nad on jah kildudes siis koos. Et niisugust päris välja mõeldud tegelast, kui ma nüüd mõtlen, ega ei olegi üheski nendest raamatutest selles mõttes. et ikka mingi Et prototüüp on olemas kuskil? ja ikkagi mingil määral igal juhul on olemas ja võib-olla ka noh, mitte nagu noh, näiteks seal ühes lasteraamatutest on üks väike vend ja tema väga suur õde, palju vanem temast siis, et noh, et mul ei ole küll olnud nagu täpselt sellise perekombinatsiooniga perekonda eeskujuks, aga need iseloomud ja need suhted on ikkagi nagu päriselust võetud selles mõttes. Et jah, et need tegelased ikkagi on ka kuidagi tegelikkusega seotud olnud. kas sul on mõni tegelane, keda on kuidagi erakordselt keeruline kirjutada või keda on erakordselt lihtne kirjutada? et ma küsin selle mõttega, et tavaliselt või tihti on niimoodi, et noh, näiteks vastassoost tegelasi on kirjanikul võib-olla keerulisem kirjutada. kuidas sinuga on? Ja näiteks sellel ajal, kui ma seda Mitte kaotada raamatut kirjutasin ja mu enda lapsed, poisid olid väikesed, ehk siis mul ei olnud sellist teismelise poisi maailmapilti kuskilt lähedalt võtta või tunnetada.
et sellel hetkel ma küll ei oleks kujutanud ette, et ma oleks teismelise poisi vaatenurgast midagi kirjutanud, et see oli sellel ajal minu jaoks veel täiesti võõras maailm. Ja noh, ma ei võtnudki seda sammu ette, et mulle tundus kuidagi loomulik, et ma kirjutan teismelisest tüdrukust, kelle elu ma ikkagi veel mäletan, kuigi endal on juba aega möödas sellest. Aga samas nendes lasteraamatutes seal on mul just ka poisid tegelased ja noh, nemad ongi minu enda poiste pealt siis. Et ilmselt ongi see, et kui palju sa nagu ise suhestud ja kaasa elad, et kas noh, oma lastele või mõnele muule lähedasele või siis läbi enda, et siis see ei ole raske. Aga et kui see teise poole maailm on nagu endale tegelikult võõras ja ei puutu sellega kuidagi pidi kokku, et jah, et siis ma päris hästi ei kujutaks ette, et kuidas ma seda kirjutada oskaksin, et ilmselt ei oleks seda taju seal taga. aga ma just mõtlen, et ma saan aru, et sinu poisid hakkavad nüüd suuremaks saama või on juba suured, et siis kas on oodata näiteks teismelise poisi raamatut noortele? Tegelikult jah, nad on need teismelised ja nüüd mul on väike tütar, aga teismelise poisi, tegelikult ma isegi paar korda mingitest asjadest olen mõelnud, et ka see oleks päris huvitav. Aga ma ei tea, kas seda tuleb, sest et praegu, kui ma nende teismeliste poiste maailma sees või noh, kõrval, lähedal elan, et praegu on mul kuidagi selline aeg, et ma enda tööde ja kõige muu poolest üldsegi kirjutama ei jõua. Ja võib-olla ühel hetkel, kui jälle jõuan, et siis on nendel see aeg mööda läinud, ja ma ei ole enam nii palju seal sees, et ma ei tea, et noh, eks vaatab. Aga igal juhul ma praegu tunnen, et kui see mõte tuleks ja oleks seda aega ja hetke, et nüüd ma isegi julgeks selle sammu ette võtta jah, selles mõttes, et see praegu ei ole enam minu jaoks võõras maailm. Sa just ütlesid, et sinu teised tööd ja tegemised, et noh, kirjanike puhul on alati hästi huvitav kuulata, et mida nad nagu tegelikult teevad või mida nad päris inimestena on, sest et noh, jääb mulje, et nad on kirjanikud ja kirjutavad, aga väga tihti on niimoodi, et tegelikult see kirjutamine ei ole mitte nagu ameti mõttes, vaid on pigem nagu hobi. kuidas sinuga on? mis sa päriselus teed? Ja minu jaoks see kirjutamine on olnud lihtsalt siuksed pisikesed kõrvalpõiked, et kaugeltki mitte minu põhitegevus ja sellepärast neid raamatuidki on päris harva tulnud, et ma tegelikult olen õppinud hoopis õigusteadust ja olengi töötanud erinevatel juriidilistel aladel ja nii ka praegu, nii et selles mõttes on jah, hoopis teine maailm ja tegelikult mitte niisugune maailm, mille kõrvalt ei võiks kirjutada, aga lihtsalt praegu on selline aeg, kus tundub, et mul ei jää selleks lihtsalt aega, sest mu tööpäevad on suures osas arvutis ja siis ongi see, et kui see õhtu kätte jõuab, et siis ei ole mitte mingisugust soovi veel istuda arvuti taga ja veel kirjutada. Et siis tahaks pääseda liikuma ja lisaks on kõik muud asjad, mis ootavad tegemist ja nii ta lähebki. Et ilmselt võib-olla kui oleks mingisugune teistsugune töö, et selline liikuv töö näiteks päev otsa, et siis päris hea meelega istuks ja õhtul ja kirjutaks, aga praegu on teistpidi jah. Kui sa neid raamatuid kirjutanud oled, kuidas sul see protsess välja näeb, et kas sa kirjutad nad kuidagi ühes jutis või sa kirjutad mingite juppidena ja siis jätad seisma natukeseks ajaks, et kuidas sul see välja näeb? See on olnud ka natukene erinevate raamatute puhul, aga selle Mitte kaotada raamatu näiteks kirjutasin ma küll täiesti ühes jupis selles mõttes, et kohe kirjutasingi iga päev, et see oli ka selline aeg, kus me olime elukohta vahetanud ja ma olin tulnud vanast töökohast ära sellega seoses ja uut veel ei olnud, kuigi natukene juba silmapiiril oli lootust, aga et järsku oli niimoodi ootamatult tekkinud jah, selline aeg, kus need praeguseks suuremad lapsed siis veetsid juba päevi lasteaias ja mul järsku oli nagu päris enda aeg, et millega midagi teha.
ja natuke juba valmistusin hoopis selleks uueks töökohaks, aga samal ajal mõtlesin, et kasutaks seda aega ära ja siis samal ajal oligi käimas üks noortekirjanduse konkurss, mis mulle jäi silma. Tookord oligi seesama kirjastus Tammer Raamat korraldas selle tookord. Ja siis ma mõtlesin, et võtta, et milline hea ajastus, et just praegu, kui mul oleks aega, ma tean, et kui see järgmine tööle asumine juba on ja et siis on terve elu kaoses, et siis ei tule kõne allagi, et midagi kirjutada ei jõuaks, algul vähemalt mitte. Aga jah, ja siis oli tõesti see raamatu kirjutamine oligi nagu minu töökoht mingiks ajaks. Et oligi, et kui pere oli hommikul uksest välja saadetud, siis istusin aga arvuti taha ja hakkasin järjest tegema. Et natukene oligi sellel ajal see ajasurve ka peal, et kohati oli see tunne, et võib-olla päris nii tihedalt tegelikult ise ei tahaks või tahaks võtta nagu vahepeal rohkem neid puhkehetki sellest. Aga jah, ma teadsin, et mu aeg kogu selle raamatuga tegelemiseks on piiratud ja et siis sellepärast andsin gaasi. Et jah, et siis ta oli nagu oligi mingiks ajaks nagu minu põhitegevus, see raamatu kirjutamine ja et ma tõesti tegin seda kogu aeg iga päev. Aga seal nende teiste raamatute juures, need on olnud ikkagi, ma olen nendeks ka võtnud teadlikult ikkagi nagu aega selles mõttes, aga mitte siis nii tihedalt, et näiteks kõige viimane nendest väiksemate laste raamatutest, Liise ja vennad, kirjutasin ma niimoodi, et siis mul see väiksem laps, tüdruk oli veel väike, ei käinud veel lasteaias ja siis iga päev, kui tema magas lõunaund, siis sellel ajal mina siis kirjutasin, et ja mõni päev, kui ei jõudnud, oli vaja muud teha, siis oligi nii, et ei jõudnud. Et jah, et selles mõttes eks see kirjutamise protsess, ma arvan, ongi nagu kõikide raamatute puhul olnud erinev ja olenenud ka sellest, et mis mul siin elus muud sellel hetkel on toimunud ja ümberringi käinud, nii et. Ma saan aru, et siit nõuandena saaks alustav kirjanik kaasa võtta seda, et tegelikult kirjutamise jaoks tuleb lihtsalt aega võtta ja tuleb võtta seda nagu tegevust, mitte oodata, et vaim tuleb peale või aeg tekib, sest et seda ilmselt ei juhtu. No vot jah, ma ei tea, või ilmselt mõnel inimesel ka tuleb see vaim peale ja siis vaim lükkab kõik muud tegevused kõrvale, et küllap on ka seda tüüpi inimesi, aga minu puhul on jah, see pigem olnud sedapidi, et ikkagi on teadlikult tulnud seda aega natuke ka võtta. Vaim teeb selle aja vabastamise ära siis. jah. Kas sul on nüüd põhimõtteliselt nagu kahe erineva publiku kogemus nende raamatutega, et noortele ja siis päris lastele, et mulle tundub, et sa oled tõenäoliselt valinud kõige raskema publiku üldse, vähemalt väidetakse niimoodi. Et kas neil on ka mingi vahe, oled sa sellest tagasisides kuidagi nagu mingit vahet tajunud või kas selle raamatu protsessi juures on mingi erinevus, et kas sa teed noortele või sa teed lastele? Ja selles mõttes ja ikka on, et ma arvan, et see erinevus tuleb nii nagu lastest või noortest endast, aga see tuleb teisest küljest ka sellest, et kui palju neid nagu kaasatakse võib-olla sellesse tagasiside andmisse. Et minu kogemus on olnud see, et nende väikeste laste raamatute puhul, et iga kord, kui raamat on tulnud ja isegi nüüd, kui mul on nendest juba ikkagi hea mitu aastat möödas nende ilmumisest, kutsutakse veel esinema kuskile, kas lasteaedadesse, koolide algklassidele või raamatukogudesse ja nagu just lastega kohtuma ja seal seda tagasisidet tuleb väga palju ja see on hästi tore, sest lapsed on ikkagi vahetud, ka veel algklasside lapsed on sellised hästi vahetud, et nad tulevad rääkima ja jutustama ja räägivad enda elust, aga räägivad sellest ka, et kuidas neile üks või teine minu raamatutest on meeldinud või et milliseid lugusid neile sealt meeldib mitu korda järjest lugeda või mida iganes. Et see laste tagasiside on jah niisugune, et see nagu tuleb sulle niimoodi lainena peale, onju. Aga noortega on olnud pigem see, et nendel enam ei korraldata nii palju selliseid üritusi, et ongi, et noortel on ilmselt ka ju väga palju muid huvisid ja neid selliseid üritusi ka koolides
on ikkagi oluliselt vähem sellele natuke vanemale sihtgrupile, et seal on, ma ei tea, umbes 5. klassist alates, et neid ei ole lihtsalt nii palju. Ja kui nendest käia seal rääkimas raamatust või ka niisama, et noh, nemad on juba pigem nagu ka sellised, kes niimoodi noh, kuulevad, aga nad on nagu juba rohkem reserveeritud ja ei tule enam nii palju juurde midagi jutustama. Et muidugi on erandeid, et on küll ja on ka neid, kes tulevad veel midagi juurde küsima, et kuule, et sul see raamatus oli nii, et kas see oli päriselt nii või mis seal edasi sai tegelikult või noh, mida iganes, siukseid küsimusi ikka tuleb ka. Aga jah, et nad on juba tagasihoidlikumad selles mõttes. Aga samas nendelt saadud see tagasiside, kui seda tuleb või ka see huvi, kui nad seda üles näitavad, et see nagu teeb hästi veel rohkem head meelt kui see väikeste laste oma. Ja see nagu ongi see teadmine, et nad ei tule sulle seda niisama rääkima ja et kui ta juba on otsustanud tulla ja et siis sa nagu teadki, et tal on ikkagi nagu mingi side selle raamatuga tekkinud ja tal on nagu tahtmine tulla sinuga rääkima. Et see on nagu ikkagi väga positiivne tunne alati. Me tavaliselt lõpetame intervjuud sellega, et ma palun mingisugust nõuannet või ütleme ka siis mingisugust põhjendust, et miks inimene peaks kirjutama või kui ta juba kirjutab, siis kuidagi mingisugust nippi, mis aitaks tal noh, edasi kirjutada või oma tekste avaldada, et kas sul on mõni selline nõuanne või siis mõni hea põhjus, miks inimene võiks alustada kirjutamisega? Mm, Miks sina kirjutad, miks see sind aitab? mina mina ausalt öeldes ei olegi tegelikult ju ühtegi raamatut, no võib-olla jah, välja arvatud see Mitte kaotada, aga alguses neid väiksemate laste raamatuid ma ei olegi kirjutanud neid kindla teadmisega, et ma tahaksin nendest saada päris raamatut, vaid pigem ma olen pannud neid lugusid kirja lihtsalt sellepärast, et mäletada mingisuguseid aegu ja etappe elus, et kuidas need olid ja et kui ma seal sees parajasti olen, et see tunne on nagu vahetum. Ja teisest küljest koolis mulle alati hästi meeldis kirjandeid kirjutada, et see oli üks mu lemmikasjadest terve kooliaja jooksul. Ja siis vahepeal ülikooli ja tööle asumise ja kõigega see jäi nagu täiesti kõrvale. Ja siis ühel hetkel jah, siis täiskasvanuna tuli see mõte, et aga ma ei ole nii ammu kirjutanud ja tegelikult ma igatsen seda. Et ta on nagu mingil määral ka selline teraapiline või oma mõtete korrastamine, et noh, nagu iseenda jaoks. Aga teisest küljest, et jah, et miks neid jutte siis mitte seisma jätta, et ega noh, ma ütlen, et mina algul kavatsesin neid jah kirjutada, et oma lapsed saavad ükskord lugeda või noh, mida iganes, et mitte nagu selle plaaniga, et sellest saabki päris raamat. Aga samas, kui mitmed olid öelnud, kes neid jutte siis olid kuulnud, et oi, et see oleks küll täitsa mõte, et võiks olla raamat. Et siis ja ma pakkusin kirjastusele ja ma leidsin kohe esimene kirjastus, millele ma pakkusin seda käsikirja tookord, et sellega vastu võttis. Et siis ma olin nii kahtlev kõige selle suhtes. Aga jah, et ma küll julgustan, et võiks ikkagi proovida, et kui mõni kirjastus selle käsikirja sul vastu võtab, et tegelikult see on väga huvitav, mis siis toimuma hakkab, et eriti kui sa ei ole seal sees ennem olnud, siis sa saad esimest korda elus näha seda protsessi, et mis seal tegelikult ühe raamatu ilmumise taga toimub, kuidas käivad kunstnike, toimetajate, kujundajate, noh, kõik tööd. Et kui palju sa saad seal kaasa rääkida ja kõike seda, et see on väga huvitav. Ja lisaks see, et kui siis ühel päeval lõpuks see raamatupakk sulle koju kohale jõuab ja siis, et see on nagu, noh, ühest küljest mõtled küll, et see on olnud mu enda töö või enda tegevuse vili, aga teisest küljest see on ikka nagu kingitus, et selline midagi väga erilist ja ilusat ja teeb ikka väga head meelt. Ja noh, nüüd, kui mul on nendest esimestest raamatutest näiteks juba päris palju aastaid ikkagi oma ligi 10 aastat juba möödas, et ja vahepeal ei olegi neid ise niimoodi lugenud või vaadanud ju uuesti. Et nüüd juba niimoodi natuke distantsilt teinekord kätte võtta ja siit-sealt ehitada ja lugeda,
et ongi juba endal ka see tore tunne, et näed, et sellel ajal oli nii ja et nagu tuletad endale seda ise ka meelde ja siis mõtledki, et see raamat ongi nagu nii jääv asi, et kui sa ükskord oled ühe raamatu andnud, et see siis noh, jääbki siia maailma, on ju, et ükskõik, mis elu edasi läheb ja kuidas on. et jah, et võib-olla tasuks jah, selles mõttes ka, et kui on seda kirjutamishuvi ja tahtmist ja ise tunned, et see sulle endale midagi annab, siis miks mitte proovida sellest teha ka raamatut ja jätta endast see raamat siia maailma niimoodi. see on väga-väga äge mõte, millega lõpetada, et ühesõnaga kirjutage, häid lugusid ei ole piisavalt veel. et Just. suur aitäh sulle, Viiu-Maria, aitäh, et sa leidsid aega ja edu. Ma loodan, et sa siiski kirjutad edasi, et sinu tavatööst jääb aega nii palju, et vaim tuleb ja võtab selle aja. Ma ise loodan ka tegelikult. Aitäh!